Kõigist ilmasaartest kõige armsam on mu meelest väike Muhumaa. Kõigist ilmarõõmest kõige rõõmsam olen siis, kui näen sind, Muhumaa. Kõigist ilmarõõmest kõige rõõmsam. Mina olen Kiviristi talu Silver ja näitan, missuguseid riideid kandsid Muhu mehed 19. sajandi lõpus. Kõigepealt panen selga särgi. Kui vanemat tüüpi linasel särgil oli tumesinise ristpiste tikandiga püstkrae ja valged langitud tikandiga varrukotsad, siis minu särgil on ka lisaks esilapp ja õlakud. Nende tikandid on tehtud tumepunase, musta ja valge lõngaga. Ristpistes tikkimist nimetatakse Muhus kirjutamiseks. Seda peeti lihtsamaks tehnikaks kui näiteks lilltikandit. Muhulastel on ütlemine, et kes roosida ei oska, see teeb ristpistet. Varrukotstes on tihedad lappkurrud, millele õmblusmasinaga kaunistused peale õmmeldud. Õlal annab mugavust õlalapp. Nii varrukotsad kui krae ja esiosa kinnitatakse nööpidega. Särgi esilapile panen kaunistuseks lihtsa vitssõle, mis sobitub kenasti ühe tikandi motiivi keskele ja kinnitan esilapi nööbiga. Iga naine tikkis oma mehele särgi ikka natuke omamoodi ja lisas ka mustreid ning detaile. Minu särgile on ka tikitud nimetähed ja ilusad linnukesed. 19. sajandi lõpul kandsid vanemad mehed veel põlvpükse, kuid nooremad eelistasid nende asemel kanda pikki linnamoelisi pükse. Püksid õmmeldi villasest uhutud kodukootud kangast. Mina panen aga jalga poest ostetud ja õhemast ülikonnariidest püksid. Põlvpükste juurde kanti valgeid, vahel ka tumedaid põlvini ulatuvaid sukki. Ja kindlasti käisid sukkade peal ka sukkapaelad. Pikkadest sukkadest loobuti, kui hakati kandma pikki pükse. Siis pandi jalga villased sokid. Meeste sokid olid tagasihoidlikud. Need kooti lambahallist, pruunist või valgest villasest lõngast. Sokid olid suhteliselt pika säärega. Sooniku alla tehti kaunistuseks Muhule iseloomulike ornamentidega muster või ka lihtsalt triibud. Sokid tõmmati pükste peale. Igapäevaseks kandmiseks olid vanemal ajal pastlad. Nende kõrvale tulid villasest kangast nahktallaga pätid. Sageli oli pättide nina peale õmmeldud nahast lapp, mis kaitses kangast kulumise eest. Jõukamad mehed kandsid säärsaappaid. 19. sajandi lõpus kandsid Muhu mehed silmkoelisi kampsuneid, vatte ehk villsärke. Algul olid need ühevärvilised, valdavalt mustad ja käsitsi varastel kootud. Aga on säilinud ka paar masinal kootud tumepunast võngelises koes vatti. Kõige uhkema vati kudus pruut oma peigmehele pulmadeks. Vatte oli nii üle pea käivaid kui ka eest lahtisi. Minu vati keskosa on kootud masinal, allääre ja varrukotste mustriline osa käsitsi. Esiosale ja küünarnukkidele on lisatud villasest kangast masintikandiga kaunistatud lapid. Esilapp kinnitatakse metallnööpidega. Aga minu selja taga võite imetleda eriti peent käsitööd. Sajandi vahetusel moodi tulnud männakirjalist oranži mustakirju vatti. Eriti populaarne oli see alguses Tammse külas. Sellest ka nimi Tammse valla vatt. Antud vatt on pärit Kallaste anduväljalt. Metallpandlaga nahast rihm on ka uhkuse asi. Ja sellepärast ei panda seda mitte vatti alla peitu, vaid ikka kõige peale. Minu rihm on Uku koondise meistritoodang. Pähe panen ümmarguse põhjaga nokamütsi ja kätte oma naise kootud sõrmikud. Minu sõrmikud on üleni kootud, aga teinekord tehti ranne heegeldades ja oi kui raske oli neid siis kätte panna, sest heegeldatud osa ei veninud.
teinekord lõigati need isegi külgedelt lahti, et oleks lihtsam kätte panna. Ja olengi kirikusse minekuks valmis. Ümberringi armas merekohin, laineid saadab lääne tuulte hoog. Genimente latvos vaikne kohin, okstes mängleb lääne tuulte hoog. Genimente latvos vaikne kohin, okstes mängleb lääne tuulte hoog. Meie rahvast jaga meie laevu, ilmaaeg küll vahel takistab, siiski suve õhtul meie laevust lahked lauluhääled kõlavad.